Hei, tervis sõbrad, minu nimi on Janno Peensalu ja see on Karjase kohvi saade. Ja me joome siin kohvi, ega seekord Siguri kohvi. Mareki antud Lamborghini kohvi on otsas ja nüüd ma joon Siguli, tähendab Siguri kohvi. Aga midagi juua tuleb, kas pole nii. Sel hommikul ma lugesin esimese Korintuse kirja ja üks salm jäi mulle silma. Nüüd kaua aega ma ei ole teinud neid postitusi, kuna ma töötan oma lõputöö kallal ja ma olen seda teinud teinekord hommikust õhtuni, istunud arvutis ja läbi läinud oma tööst ja mu toredad juhendajad on mind aidanud ja suunanud ja mõned inimesed on abistanud mind toimetamisel ja nii edasi. Nii et mu põhiaur on läinud selle lõputöö peale, mida tegelikult tõeliselt tuleks kutsuda lõputa tööks, sest kogu aeg, kui sa saadad oma juhendajale töö ja ta saadab selle tagasi, on alati asju, mida tuleb jälle parandada, nii et see on lõputa töö. Isegi kui sa ise arvad, et nüüd peaks olema, ikka veel ei ole. Aga sõbrad, kas oled olnud oma elus paigas, kus sa aeg-ajalt ei saa iseendast aru? Ei mõista iseennast. Ma olen ikka ütelnud, et kõige suurem elu väljakutse on õppida tundma iseennast. Muidugi meil on väljakutseid teiste mõistmisega. Naised tihti ei mõista mehi. Mehed ei mõista naisi. Lapsed ei mõista oma vanemaid. Ja teinekord isegi kui lapsed on täiskasvanud, nende vanemad ei mõista nende valikuid ja otsuseid. Nii et me oleme selle mitte mõistmise puudujäägis näib, et kogu aeg. Ja muidugi me ei mõista seda maailma lõpuni, rääkides siis makromaailmast ja universumist, mis paisub valguse kiirusel. Me pole näinud, kui kaugele see kõik ulatub, kui suur see kõik on. Ega mikromaailma selles võtmes, et me ei tea, kui väikseteks osadeks lõppeks see kvantmehaanika läheb. Ja muidugi teadlased, teoreetilised füüsikud töötavad selle kallal, et leida ühenduslüli kvantmehaanika ja seaduspärasuste vahel, mis seal valitsevad, nende seaduspärasustega, mis valitsevad gravitatsiooni ja makromaailmas. Nii et tööd mõistmise juures jätkuvalt on. Ja õpetussõnade raamat 25 peatükk salm 3 ütlebki meile taeva kõrgus, maa sügavus ja kuningate süda on uurimatud. Me ei jõua kunagi selle maailma tehnikaga küündida universumi äärteni ja mõista, kui suure universumi Jumal tegelikult on valmistanud. Ja samuti ei suuda me kunagi uuristada ennast maa keskpaika ja mõista, millest täpselt see maa koosneb. Mõningad asjad jäävad meie jaoks uurimatuks. See sõna on kasutatud mitmes kohas Piiblis, näiteks Hiob 9 ja 9:10, kus öeldakse, et Jumal, kes teeb suuri ja mõistmatumaid asju. Või 11. peatükk, kus räägib siin 7. salmis Hiobi raamatus, et kas sa suudad leida Jumala sügavuse või tahad sa jõuda kõige vägevama täiuseni. Need on kõrgemad kui taevad. Mida sina suudad teha? Sügavamad kui surmavald. Kuidas sa saaksid sellest jagu. Nii et see sõna uurimatu on ka kasutatud sõna kui mõistmatu, et ei ole lihtsalt suudetud seda mõista. See sõna on läbi vaatlema, kindlaks tegema, on asju elus, mida on raske teha kindlaks inimlikul tasandil. Kui me räägime mõistmisest, siis mõistmine on teadmiste ja tarkuse vahepeal olev asi. Teadmised on kogutud faktid. Me kogume neid, aga lihtsalt faktid ei tähenda, et sa tegelikult asjadest aru saad või isegi oskad neid asju oma ellu rakendada. Tarkus on faktide ellu rakendamine, aga selle vahepeal lasub see, mida me kutsume mõistmiseks või arusaamiseks, mis tähendab seda, et ma oskan neid fakte tõlgendada. Ma saan nendest aru. Sa võid saada nõu, aga sa ei oska midagi selle nõuga peale hakata. Sul võib olla palju nõuandjaid,
ja sa oled rohkem segaduses kui ennem. Lugeda tarku raamatuid, aga ei tea, mida sellega peale hakata või kuidas seda rakendada. Sa ei tea, miks sa nii tunned, miks sa nii käitud, miks sa nii teed. Või miks sa jälle nõnda valisid, oled samas nagu mustris uuesti. Nii et kus on siis selgus ja asjadest arusaamine? Kuidas mõista iseennast? Selles valguses ma loengi sulle 1. Korintuse 2. peatükis salm 11, kus Paulus kirjutab siin kogudusele ja ütleb niimoodi, sest kes inimesist teab seda, mis on inimeses? Ma tahan teada, mis mu sees toimub, miks ma nii tunnen, miks ma nii mõtlen. Okei, kes teab seda? Kui aga inimese vaim, kes temas on. Nii et vastused on vaim inimeses. Vau! Nüüd me ei räägi siin maailmalikust perspektiivist, et kõik elu vastused ja lahendused peituvad sinus endas. Selliseid artikleid on hulganisti ja see ei ole see tasand, millest me räägime. Sest inimene peale pattu langemist ei omanud enam sellist ühendust Jumalaga ja sellist Jumala tundmist, tema vaim inimene sai määritud. Me oleme mitmel korral öelnud seda, et ükski isa pole pidanud õpetama oma lastele sõnakuulmatust või valetamist või keerutamist või ahnitsemist või hirmu või manipuleerimist või mida kõike veel. Kõik negatiivne on meie loomusega kaasas, tulnud kaasa siin sünniga. Ja see on nii-öelda selle langemise tulemus, pattu langemise tulemus ja sellepärast inimene vajab seda, mida Jeesus sõnastas kui uuesti sünd. Pidades silmas mitte füüsilist uuesti sündi, sest keegi ei lähe tagasi ema ihusse ega sünni uuesti, nii nagu Jeesus ka Nikodeemosele ütles, aga vaimselt. Selle seespidise inimese poolest, see, kes on Jumala näo järgi loodud ja Jumalast lähtunud, aga patu tõttu langenud ja määrdunud, et see sisemine inimene peab läbi elama uuesti sünni. Sest me ühendume Jumalaga vaimulikul tasandil. Oled sa tähele pannud, sa ei saa kellegile ära seletada Jumalat, selgeks teha Jumalat mõistuslikult, argumenteerida ta usklikuks. Vaielda või debateerida ta usklikuks. See nõuab ilmutust, see nõuab äratundmist, mis on üks Jumala vaimutöö inimeses sees. Nii et kui inimene saab kristlaseks, sünnib ta uuesti, Jumala püha vaim tuleb tema sisse elama ja tal on otseliin taevaga. Nii nagu see vana tuntud nali kõlab, et juudi rabi läks Rooma paavstile külla ja nägi seal, et tal oli seina peal kuldne telefoniaparaat, mille juurde oli kirjutatud otseliin taevaga, 1 minut, 10 000 eurot. Ja muidugi kommenteeris seda telefoni ja paavst rääkis, kuidas see on otseliin taevaga. Ja siis hiljem paavst läks vastu visiidile Iisraeli rabi juurde ja leidis, et tal oli ka telefon seina peal, mille juurde oli samuti kirjutatud otseliin taevaga, otseliin Jumalaga. Ainult, et ühe kõneminuti hind oli 50 eurosenti ja kui ta küsis, et kuidas siin nii odav kõnehind taevaga on, vastas rabi, et siin on kohalik kõne. Sellepärast on nii odav. Pane tähele seda salmi õpetussõnade raamatus 20. peatükis salm 27, mis ütleb niimoodi, et inimese vaim on Jehova lamp. See uurib läbi kõik asjad või südamesopid, nagu ütleb eestikeelne piibel. Inimese vaim seega on inimese valgustaja. Kui ta ütleb seal Jehova lamp, see tähendab seda, see on tulnud Jehova käest. Tõesti, meie vaimne osa on lähtunud Jumalast. Maine osa on tulnud maapinnasest, maapõrmust. Meie ihu koosneb samadest keemilistest ühenditest, mida võib leida maapõrmus. Aga meie vaimne osa on tulnud Jumalast. See on unikaalne. See ei ole toodetud kuidagi mehe ja naise ühendusest, vaid see tuli Jumala käest ja selle tõttu on elu nõnda kallis ja väärtuslik, kuna see on Jumalast lähtunud. Nii et Jumal läbi meie sisemise inimese
kui sinust on saanud kristlane, sa oled sündinud uuesti, Jumala vaim on tulnud sinu sisse ja Jumal sinu enda seesmise inimese kaudu, kus püha vaim elab, valgustab sind ja juhatab sind kõigesse tõtte. Nüüd, kuidas selle sisse veel enam kasvada? Nüüd siinsamas peatükis 1. Korintluse kirjas, 2. peatükis, salm 15 ütleb, aga vaimulik inimene mõistab kõik ära. Mõistab ennast ära, mõistab teisi, mis viitab sellele, et meie meeled on suunatud vaimulikele asjadele, nii nagu roomlastele 8.5 ütleb. Siis sa kuuled paremini Jumala vaimu juhtimist. Me loeme sellest Johannese 14.25-26. Püha vaim elab sinu vaim inimeses. 1. Korintluse 6.19, Johannese 4.17. Püha vaim on tarkuse ja mõistmise vaim. Jesaja 11 ja 2. Ja püha vaim õpetab meile kõik, Johannese 14.26. Teeb selgeks meile asjad. Annab meile mõistmise asjade kohta. Püha vaim juhatab meid kõigesse tõtte, Johannese 16 ja 13. Ja samuti püha vaim tuleb appi meie nõtrusele või nõrkusele, vastavalt roomlastele 8 ja 26. Nii et kas meil on lootust iseendast aru saada? On küll. Püha vaim sinu vaim inimese kaudu valgustab sind, õpetab sind, juhatab sind. Sinu asi on hoida osadust Jumalaga ja hoida need kanalid puhtad. Vot nii. Igal juhul olge vahvad, olge õnnistatud, ma jätkan oma lõputööga. Lähme varsti jälle.